Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja tänases saates on meil külaliseks virtuaalne assistent ja alles hiljuti palgatöölt lahkunud ettevõtja Õnnela Seinamets. Tere Õnnela! Tere Margarita ja aitäh kutsumast! Nii tore, et sa tulid meie laivi täna rääkima. Ja nagu ma juba enne ütlesin sulle ka, et see on nii oluline teema selleks, et teisi palgatöölt lahkuvaid ettevõtjaid kaasa julgustada või siis anda neile omalt poolt soovitusi, et mida siis jälgida võib-olla töölt lahkumisel. Nii et hästi-hästi tähtis teema taaskord. Aga sina oled väga paljudele tegelikult täna ju eeskujuks sellega, et sa oled väga kiire kasvuga olnud ettevõtluse teekonnal. Et kui kaua sa oled täna üldse ettevõtlusega tegelenud? No, minu ettevõtluse teekond sai alguse aasta tagasi, kui ma hakkasin tegelikult endale lisatööd otsima ja siis jõudis minuni virtuaalne assisteerimine. Ja see tundus just selline töö, mida ma saan teha kodust ja siis, kui mulle sobib, kuna ma käisin ju põhitööl. Ja siis ma tegin need katsed ja asjad kõik seal läbi ja leidsin, et see on täpselt see, mida ma tahan. Ja üsna pea tegelikult kohe ma sain aru, et mul on vaja ettevõte luua. Ehk siis märtsi lõpus ma eelmisel aastal lõin ettevõtte, sest ma kindlasti tahtsin hakata arvete alusel toimetama. Ja siis märtsi lõpus ma tegin ja siis ma veel jätkasin põhitöökohal käimisega. No uskumatu, 1 aasta on ju tegelikult väga kiire kasv, et jõuda nii-öelda alustavast ettevõtjast sinnamaani, et sa oledki täna 100% ettevõtja. Ülitubli. Ja sest alguses tegelikult, kui ma hakkasin seda tegema, ega mul ei olnud mõtet üleüldse, et ma tuleksin töölt ära. Aga mingi aeg ma sain aru, et mulle on vaja rohkem aega ja ma tegelikult alustasin hoopiski niimoodi, et ma küsisin tööandjalt lühemat töönädalat. Ehk et hakkasin käima tööl 4 päeva nädalas, et siis virtuaalassisteerimisele rohkem aega pühendada. Ja ma rõhutan siin juures seda, et mul ei ole väikeseid lapsi, mis tõttu mul oli tegelikult oluliselt kergem õhtuti ja nädalavahetustel seda aega võtta, et tegeleda oma virtuaalse assisteerimise ülesannetega. Aga siis sügise poole tekkis mul ikka niisugune endal sisemine rahutus natukene, et kui ma niimoodi jätkan, siis ilmselt väga paljudele tuntud läbipõlemine ei ole kaugel. Ja siis ma tegin otsuse, et ma pean midagi muutma. Ja nüüd see muutus on tehtud niipidi, et ma tulingi töölt tegelikult ära. Nii äge. Aga mis sind üldse ajendas ettevõtlusega alustama? Et kas see oli enesearendamise soov või oli see juba mingi teadlik soov töötada selles suunas, et nii-öelda endale asukohavaba töö luua või miks sinust ettevõtja üldse sai? Esialgu ma ilmselt ikkagi mõtlesin, et mul on võimalik võib-olla kliente lihtsam leida, kui mul on arve esitamise võimalus. Ja mingil hetkel mul tuli ikkagi see mõte, et jube äge oleks teha tööd, kus ma saan teha seda ükskõik kus kohast, ükskõik mis ajal. Kuigi praegu kui tagasi mõelda, siis ma vist isegi põhitööl olles enne, kui ma virtuaalassisteerimisega tegelema hakkasin, mingi aeg juba mõtlesin, et jube äge oleks teha tööd siis, kui ma nõndanimetatud tahan teha, ja kust ma tahan seda teha. Ja ilmselt siis kuskil taga kuklas mul ikkagi juba mingi mõte oli olemas, aga ma ei arvanud, et see nagu päriselt realiseerub. Väga tore on see mõte alati, et teen siis, kui ma tahan ja seal, kus tahan. Ettevõtluse teekonnal see kipub nii olema, et kui ma päeval ei taha tööd teha, siis ma teen öösel. Just. Paraku ta nii on, jaa. Aga sina tegutsedki täna peamiselt virtuaalse assistendina. Et milliste ülesannetega sina ettevõtjatele abiks saad olla? Kui ma kunagi alustasin, siis ma mõtlesin, oi, ma teen kodulehti, ma õpin kõik need asjad ära ja mulle väga meeldib siin arvuti taga vaikselt nokitseda. Siis täna on seis selline, et mulle ei meeldi üldse kodulehti teha. Ja minuni on jõudnud tegelikult hoopis teistsugused kliendid kui osadel virtuaalassistentidel. Ehk et mul on igasugused asjaajamised, mingid ürituste korraldamised
siis täna ma olen ka tegelikult alustavate virtuaalassistentide mentor. Et niisugune koolitamise teema on hästi nagu paelub mind ja niisugune teiste toetamine nende arengu ja teekonnal ja ma ise teen ka tegelikult varsti koolitused ja niisugused juhendamised, et minuni ongi kuidagi jõudnud sellised ülesanded, kus on vaja jah, nagu hästi palju suhelda inimestega, teha päringuid, toetada ja kõik sellised asjad. Nii et sa teed täna 100% seda, mis sulle teha meeldib. Jah, jah, Jah. jah, võib nii küll öelda. Aga milline osa sellest tööst on see, mis sul kohe silmad särama lööb? Mis sulle kõige rohkem meeldib? Mulle meeldibki ilmselt seesama, et kus ma saan näiteks praegusel juhul konkreetselt virtuaalseid assistente seal alustavaid toetada, siis kui mul on vaja mingi üritus korraldada või siis ma olen seal kuskil meeskonnas, et davai, kirjutame sinna, suhtleme sellega, helistame, et mul on klient, kellega ma tegelikult Töötukassaga suhtlen, et see on puhtalt minu peal, et just sellised asjad, võtame telefonitoru, helistame, räägime, teeme ja muidugi igasugused süsteemid, et minul peavad asjad korras olema. Ma pean täpselt teadma, kus mul mingid asjad asuvad, et siis ma nagu klientide jaoks ka toimetan nendes osas. Väga äge, nii et sulle meeldib inimestega suhelda ja tegelikult läbi selle töö sul on võimalus seda teha nii-öelda mitmel rindel. Ja kusjuures see virtuaalne assisteerimine iseenesest on ju tegelikult selline amet, et see sobib minu meelest kõigile. See, kes ei taha suhelda, saab võttagi endale sellised asjad tegemisse, mis ei vaja suhtlust ja need teised, kes tahavad väga suhelda, saavad ka siis võttagi selliseid asju, mis seda suhtlust võimaldavad neile. Et väga mitmekesine just. Ja kusjuures ma olen hästi palju kuulnud seda, et tegelikult, et virtuaalassistentidele tihtipeale just ei meeldigi näiteks see kõnede tegemine, et need pigem eelistavad kirjutada või siis mingi muu nii-öelda kirja teel suhelda kuidagi, aga mitte helistada, et see tundub tihtipeale sihuke, ma ei tea, kas ta on nagu hirmutav siis või eks tihtipeale võib-olla see on seotud ka väikeste lastega, et kui sul on väiksed lapsed kodus, siis see helistamine ei tundu nii lihtne, on ju. Täitsa võib olla ja muidugi see, et küsimus on, milliseid kõnesid, müügikõnesid mulle ei meeldi teha. Et ei ole üldse minu teema, et siin ongi jah, et minu põhitöö juures ka oli hästi palju vaja tegelikult telefoni teel suhtlemist, nii et see ei ole nagu minu jaoks jah probleem, kuni ma müüma ei pea. Ja no selle telefoni suhtluse puhul kindlasti aitab meie see rohkem nii-öelda nutilembus kaasa, et me oleme harjunud kirjadel kõiki asju lahendama, et Messengeris kiirelt kirjutama, aga ma olen ka seda meelt, et mingid jutud saab telefoni teel palju efektiivsemalt aetud ja kui sul kiiresti veel mingit infot vaja on, seda enam see telefon on nii-öelda ainuõige viis, et sa saad kähku selle info kätte, mis sul vaja on. Just. Jaa. Sa oled lisaks loonud erinevaid koolitusi ja õpitubasid, et kus sa siis õpetadki mingit programmi näiteks kasutama. Kus sa selle idee peale üldse tulid, et sellist lisaboonust hakata pakkuma? Lisaks sellele, et sa ju nagunii virtuaalselt assistendina neid samu asju ka teed. Ja selles mõttes, et ma põhitööl olin tegelikult sisekoolitaja. Ehk et ma õpetasingi kolleege kasutama siis seda infosüsteemi, mis meil töö juures kasutusel oli. Ja siis seal tekkis see mõte, et mingid juhendid luua, et inimestel oleks väga lihtne omal käel asju selgeks teha. Ja nüüd mul ongi tulemas selles mõttes füüsiline koolitus. Päriselt, kuna tekkis see soov ikkagi Gmaili natukene paremini tundma õppida, just on osad inimesed, kes ei taha seda teha virtuaalselt ja siis ma olen tegelikult loonud ka PDF-juhendeid ja videojuhendeid ampsudena ja isegi veebikooli üles on minemas minu juhendid, et mulle tundub lihtsalt, et see tekkis iseenda vajadusest, sest et iga kord, kui sa pead kuskilt midagi otsima, siis see võtab nii palju aega, aga kui ma loon sellised juhendid, siis mul on väga kiiresti leida konkreetselt see üks asi, mis mind kõnetab ja mis mul on vaja parasjagu selgeks õppida ja ma ei pea otsima seda YouTube'ist või Google'ist või kuskilt mujalt. Ja no sinu eeliseks on kindlasti see, et need juhendid on ju eesti keeles, et kui sa YouTube'ist või kuskilt otsimas, sa saad ingliskeelsed vasted ja võib-olla kui see keel ei ole nii suus, et siis on päris raske aru saada ka, et mida siis täpselt kus tegema peab, on ju. Seda küll jah, nad on eestikeelsed.
ja väga lahe. Aga sa oled nüüd tänaseks umbes 6 aega olnud palgatöötu. Kuidas su emotsioon täna on? Ma ei ole veel kordagi kahetsenud. Aga nagu ma enne ütlesin, et see mõte nagu sai päriselt küpseks aasta lõpus. Et jah, ma sellise otsuse teen, sest et see ei olnud jätkusuutlik. Kui ma oleksin sama oravrattas süsteemiga jätkanud, sest siis ilmselt, nagu ma ütlesin, oleks läbipõlemine mind tabanud. Ja ma kuulasingi tegelikult enda südant. Ma kaalusin ja vaagisin. Ja mis minu eeliseks oli, on see, et mul oli ka ikkagi ajaga tagavarad kogutud. Et ma ei tea, kas ma oleksin teinud seda sammu siis, kui mul ei oleks tagavarasid. See oleks ilmselt võtnud pikemalt aega, aga kindlasti aitas see mul nagu seda sammu teha. Ja siis 4 kuud ette teatasin tööandjale, et ma lõpetan töösuhte. Ja täna ma ei ole seda selles mõttes kahetsenud, et mul ei ole otseselt hirme, aga mulle meeldib kogu aeg meelde tuletada oma poja ütlemist, et sa ei tohi mõelda, et sul on variant B, et siis ei keskendu variant A-le. Et kunagi ma iseenda peas mõtlesin, et ma saan ju palgatööle alati tagasi minna. Ja siis ta ütles, et kuule, aga siis sa ei keskendugi üldse sellele esimesele asjale. Nii et praegu minu mõte ongi see, et tagasi ma ei lähe. Ma leian need võimalused, vaatan, kuidas asjad lähevad ja ma kuulan lihtsalt oma südant. Ja väga inspireeriv. Kas see 4 kuud, kas see oli kas see tuli töölepingu tingimustest, et sa nii pikalt ette teatasid või sul oli enda jaoks mingi tärmin paigas, et mis ajani sa kindlasti tahad olla ja sa oledki valmis siis nii kaua olema tööandja juures veel? Mul endal kuskilt tuli 1. aprill, aga kuna ma olin tegelikult ka tiimijuht, siis ma hästi valutult tahtsin seda. Ma teadsin, et nad ei taha, et ma ära lähen, aga nad ei olnud ka vastu sellele. Nad ei hoidnud nagu mind kinni, nad olid õnnelikud, et ma olin jõudnud sinna, kus ma olen, on ju. Siis ma tahtsin, et neil oleks hästi seda aega harjuda, et me saaksime need asjad kõik niimoodi üle antud, et see läheks kõik väga valutult nendel. Et see oli minu jaoks ja minu enda tärmin, et nad ei hoidnud mind kinni selles mõttes. Aga sa ütlesid ennem, et sa alustasid tööaja vähendamisega kõigepealt siis. Kui sa tookord selle jutuga läksid, et sa tööaega tahad vähendada, kas sinu tööandjal oli kohe siis mingi teatav hirm tekkis, et no nii, et nüüd sa varsti lähed? Kusjuures ega ma ikkagi väga palju, ma kartsin tegelikult minnes, ma mõtlesin, et kuidas ma lähen, et mina ei ole nii kohusetundlik, kuidas ma teen niimoodi, et keegi hakkab võib-olla selle võrra rohkem tööd tegema. Ja siis ma leppisin tööandjaga kokku, et ma tahan kõne teha. Ja siis muidugi tema esimene mõte oli, et palun ära hakka. Ta mõtles, et ma lähen jutuga, et ma lähen töölt ära. Ei, veel mitte, aga ma tahaks vähendada tööaega, et põhimõtteliselt nad olidki nagu valmis isegi võib-olla veel rohkem seda tööaega vähendama, et peaasi, et ma jääksin, aga ei, siis ma nagu rohkem vähendamist ei tahtnud, et nad ju selles mõttes sotsiaalmeedias nägid, mida ma teen ja kui ma alustasin selle ettevõtlusega, siis ma tegelikult küsisin, kas see on okei, et kas meil huvide konflikti kuskilt ei teki ja ei tekkinud ja nende poolt nagu takistust ei olnud ja neil oli ka küsimus pigem see, et nad teadsid, et ma lähen, küsimus oli millal lihtsalt. Et seda nad nagu juba teadsid ja. Aga kaua sul see mõte peas endal keris ennem, kui sa selle avalduse lauale viisid? Et tõenäoliselt see otsus päris üleöö ei tulnud. Ei, see otsus ei tulnud üle. Ma alustasin, ma kevadel küsisin vähendatud tööaega ja ma alustasin vähendatud tööajaga septembris, kuna puhkused tulid vahele. Ja siis tegelikult september, oktoober, november, 3 kuud selle lühendatud tööaja osas jõudsin ma arusaamisele, et ma tegelikult lähen ära. Et see ei olnud väga pikalt. Jaa. Ennem tegime juttu ka korraks sellest läbipõlemisest, et sina tegelikult ennetasid seda läbipõlemist sellega, et sa võtsid selle julguse kokku ja sa tulidki palgatöölt ära. Kuidas sina näed, et kui suur see oht on, et kui sa palgatöö kõrvalt ettevõtjana tegutsed, et sa ühel hetkel läbi põled? Ma näen, et tegelikult see oht on olemas, et mingites kohtades ma tegelikult ise tundsin, et ma pean korraks kas või päeva võtma, kus ma ei tee mitte midagi, sest et muidu juhtub see, et ma ei teegi enam midagi.
et see oht on väga suur, eriti veel, kui sul on näiteks väiksed lapsed kõrvalt ja kui sa hakkad tegema öötundide arvelt neid asju, et siis noh, ma ei kujuta ette, sest ma ei ole ise nagu teinud järeleandmisi selles, et ma ei maga öösel. Et minul see oli nagu paigas, et ma pean magada saama, sest muidu ma lihtsalt ei jaksagi teha. Aga, ja see oht on väga suur, et tegelikult need, kes teevad seda põhitöö kõrvalt üleüldse mingisuguseid lisatöid, siis ikka väga peaks kaaluma seda, et kas see on nagu väärt sinu tervise suhtes. Igal juhul. Aga kuidas sina oled hoidnud kõik see aeg oma seda vaimset tervist või nii-öelda nagu turgutanud? Noh, sa ütlesid, et uni oli sinu jaoks number 1, on ju, et sa pidid alati see oma 8 tundi täis magama. Aga mida sa veel enda heaks oled saanud ära teha selleks, et seda läbipõlemist vältida ja üldse kõike seda vaimset tasakaalu hoida selleks, et mitte läbi põleda? Mul on 2 korda nädalas, ma käin tantsutrennis ja ma olen nagu ikkagi üritanud, just rõhksõnal üritanud, ma ei ole väga hea veel selles, aga ikkagi mingisugust trenni endale kas või hommikuti võtta see aeg, et joogatki teha või siis, kui ma tunnen, et ma ikkagi ei jaksa, siis ma teen selle pausi ja vahin oma krimkasarja. Aga no ma ütlengi, et kui sa teed põhitöö kõrvalt, siis on väga raske tegelikult leida seda aega, et sa tuled töölt, sa teed võib-olla 1-2 mingid toimetused ära ja sa lähed, istud jälle nagu arvuti taha, sest et sa oled ju lubanud kellelegi teisele veel midagi ära teha. Et siis on nagu väga keeruline. Aga ma olen nagu töötamas selle nimel, et ma veel paremaks selles saan. Et ma ei rikuks oma vaimset tervist. Aga kuidas sinul see palgatöögaäratulemisega on, et ma tean, et tihtipeale jääb see harjumus hästi sisse, et on see 8-5, 9-5 tööaeg ja võetakse siis seesama tööaja rutiin endaga kaasa ka peale palgatöölt lahkumist. Kas sina oled selle rutiinile kindlaks jäänud või sa võtad seda elu siis pigem nagu seda ettevõtja vaatest, et lood endale seda vaba aega ja kõike nii-öelda See on nii hea küsimus. See on kõige raskem osa palgatöölt ära tulemise juures, et saada aru, et sa ei pea istuma 8-5 tegelikult arvuti taga. Et ma ei uskunud seda, et see saab olema minu nagu selles mõttes, ma ei tea, kas takistuseks, vaid kõige raskemaks ülemineku kohaks. Et ma pigem arvasin seda, et raskem on see, et ma ei pea hommikul kuhugile minema. Aga mul nüüd meil saab kuu aega mööda, siis ma tegelikult ikka kuidagi rutiin on see, et ma tulen võib-olla 9-10 arvuti taha, siis vaatan, ahah, mul on kuskil lõuna ja siis kuidagi 5. Et see on päris raske minu jaoks. Aga ilmselt see on tehtav ühel hetkel. Sest noh, kuidagi endal on nagu see kohuse tunne nagu nii suur, et ma pean ära tegema, või et kuidas ma lähen ja siis ma ei tee, on ju. Et jah, see on isegi minu jaoks vist suurem raskus kui see vaimse tervise eest hoolitsemine. Et sellest rutiinist nagu välja saada, et see on keeruline. Aga kas vanast harjumusest õhtul kell 10 ka veel arvuti taha istud või nädalavahetusel? Ei, tavaliselt kell 10, pool 11 ma olen juba ilusasti unemaal. Et ma ikka üritan jah, mitte, aga no nädalavahetused nüüd küll võivad olla sellised, et ma võtan arvuti, sest et kui lapsed on suured ja sa oled abikaasaga kahekesi, siis mis sul ikka teha? Võtan arvuti ja teen tööd. Et noh, selles mõttes. Või siis lähed, käid kuskil väljas. Et 100% nii ei ole, et ma oleksin nagu mõne päeva täiesti välja lülitanud ennast tööst. Aga noh, eks see vist käib selle tööga ka kaasas, et virtuaalse assistendina, et sa ju paljuski, noh, sa oled ise mentor ja kindlasti sa oled ka erinevatele koolitajatele assistent ja siis ongi nagu paratamatus, et nädalavahetusel ka tulevad need tööajad ette nii-öelda, et võib-olla mingi üritus just nädalavahetuse peale langeb või tuleb, ma ei tea, esmaspäeval mingi üritus ja siis sa peadki nädalavahetusel veel ettevalmistusi tegema, on ju. Et see on see töö eripära ka kindlasti. Kusjuures ma ei ole koolitajatele assistent. Ei ole kunagi olnud. Ei, ma räägingi, et ma olen täiesti eriline virtuaalne assistent, et ma ei ole üldse tavapäraste virtuaalsete assistentide tööülesannetega. Aga jaa, sellegipoolest nädalavahetusel võibki tulla ette sellepärast, et esmaspäevaks on vaja mingid asjad ära teha. Et lihtsalt see maht nagu, no võtame näiteks seesama, et mentor
mentordamise käigus on vaja koduülesandeid kontrollida, kui see tähtaeg neil on seal esitada võib-olla pühapäeva õhtul viimane, et siis tahes-tahtmata, et esmaspäevaks saaks kontrollitud, peab natukene nädalavahetusel tegema. Aga see jälle on see koht, et ma võtan siis esmaspäeval võib-olla mõne tunni kuskilt ja teen siis nagu tagasi endale selle vaba aja. Kuidas sa üldse selle mentorluseni jõudsid? Ma arvan, et siin mängib kindlasti rolli see sinu kiire kasv, et sa oled virtuaalassistendina nii kiiresti kasvanud, aga mis sa ise näed, et mis sind sinna nagu viis, et sa täna juba oled mentor, mitte lihtsalt assistent? Ma arvan, et see on ikkagi tulnud kuidagi minu loomusega, sest et ka oma põhitöökohas varem ma olin ju koolitaja ja siis juht on ju, kes siis ikka oli see, et pidid nagu suunama ja mulle meeldibki tegelikult aidata inimesi kuidagi kuskilt raskustest niimoodi üle, et anda seda teist vaatenurka asjadele. Ja Liina Ostumaa märkas seda, et ma olin sisekoolitaja olnud ja siis kuidagi kaasas mind ja ma olen väga tänulik talle selle eest. Mulle nagu väga-väga meeldib, et isegi mõtlen, et kas ei peagi ainult piirduma virtuaalassistentidega, et mind nagu väga kõnetab just seesama nõustamise ja coach imise pool ka tegelikult. Et see on enesearengu suund jälle. Just eneseareng täpselt. Jaa. Kas sa oled palgatöölt lahkumist kordagi kahetsenud või on see ainuõige otsus sinu jaoks? Ei ole kahetsenud. Ma ei tea, mis mind ees ootab, aga ma ei mõtle sellele täna, sest et ma olen täna siin, ma tunnetan, mida ma tahan. See on praegu see koht, mida ma tahan teha ja lihtsalt ma liigun selles, ma isegi ütleks võib-olla flow's, et tuleb. Ma ei mõtle selle peale, nagu ma ütlesin, ei tohi mõelda variant B peale, sest siis ma ei keskendu variant A-le. Ja täna ma praegu puhtalt mõtlen sellele, et ma ei taha minna tagasi palgatööle. Just nimelt selle vabaduse pärast, et ma teen siis, kui ma tahan, ma teen kellega ma koos tahan neid töid ja kus ma tahan. Et kui tuleb tuju, siis ma lähen, sõidan reisule. Ma ei pea kellegiga kooskõlastama selles mõttes midagi. Võtan arvuti ja lähen. Jaa. Võib-olla on vara veel küsida, et sa ei ole veel nii kaua nii-öelda üksi kodus nokitsenud, aga ma selle mõtte käin ikkagi välja, et kas sul on tekkinud ka selle aja peale juba seda tunnet, seda nii-öelda üksindustunnet, et sul ei ole seda kollektiivi ümber, et tihtipeale nüüd üksikettevõtjatel ühel või teisel hetkel see tunne ikkagi kipub tekkima, et tahaks seltskonda ümber? Ta võib tulla, aga kuna minul on täna ikkagi virtuaalassistendina sellised kliendid, kus mina tegelikult käin ka vajadusel füüsiliselt kohal, et ma ei ole ennast nagu täiesti kuskile koduseinte vahele pannud, et mulle meeldibki nende üritustel koos kohal käia, seal toimetada, ehk et mul tegelikult seda networkimist ikkagi tuleb. No see on siis kindlasti eeliseks jälle sellele, et sul ei tekiks seda üksindustunnet. Just, jah, nii on jah. Et kui jah, see suhtlus on ainult veebiteel, et siis kindlasti jah, on natukene teistmoodi. Et no ma ise teadlikult juba jah, et tahan käia. Ma ütlengi, et kui ma alguses ju jäin koju või tähendab, mõtlesin virtuaalassistendi töö peale, siis ma mõtlesin, ma teengi siin arvuti taga üksinda nokkin, keegi ei sega, aga õige pea ma sain aru, et mul lihtsalt ei ole loomus selline. Et kui ma jään koju, siis ma mandungi siia ära ja õnneks on minu teele tulnud kliendid, kes tegelevad ürituste korraldamisega, nii et ma saan kuskil siis neid seal toimetada, aidata ja särada natukene kodust väljas. See on samas jälle hästi tore, sest et virtuaalsetele assistentidele tihtipeale meeldibki just see nii-öelda kodus omaette töötamine ja nad pigem ei tahagi tulla nii-öelda väljapoole või siduda endast mingite kellaajaliste asjadega, et sa pead olema, ma ei tea, see päev, ma ei tea, sellest kellaajast selle kellaajani seal ja sul ei ole nii-öelda seda vabadust valida oma tööaega. Et ma ütleks, et see kindlasti on sinu puhul natukene nagu nišš, millega sa eristud teistest, et sa oled valmis välja tulema ja nii-öelda kliendi jaoks olemas olema, siis kas või tõesti see terve päev, et tema see üritus õnnestuks kenasti. Ja selles mõttes ma ikkagi valida saan. Kui mulle konkreetselt see kuupäev ei sobi, siis ma lihtsalt ei saa kohal olla, on ju. Aga see ongi see, et ma olen ise valinud selle kliendi temaga koostöö ja siis ma ju arvestan sellega, et ma võib-olla mõnikord tahan olla temaga koos seal väljas.
väga äge, see on natukene nagu personaalassistendi teenuse moodi ka, et meil siin käis mingi aeg üks personaalassistent rääkimas just, et tema eripära ongi see, et ta ongi rohkem nii-öelda kliendi jaoks olemas, et ta võtabki ainult selle piiratud koguse kliente just selleks, et ta saaks seda personaalsust ja kõike seda pakkuda. Et sinu teenus natukene kõlab samamoodi, et lihtsalt mitte virtuaalassistent, vaid sa oledki nagu personaalne assistent ka natukene. No jah, kui kuivõrd, et jah, ma olen nagu valmis liikuma välja ka, et ma olen klientidele seda öelnud, et mul ei ole probleem ka mõned koosolekud kuskil Tallinnas pidada, et noh, ma elan Rakveres, ehk see vahemaa on niivõrd väike, et siis juba klapitadki sinna võib-olla mitme kliendiga kohtumised saab tehtud. Kas sa oled enda jaoks mingi piiri ka ette pannud, et kui palju sa oled kliente vastu nõus võtma üldse? Ma ei ole otseselt piiri pannud. Hetkel ma ei ole kindel, kas ma võtaksin juurde, sest et mul ikkagi, ma tahaks nagu ikkagi seda oma koolitamise poolt ka natukene suuremaks teha ja ikkagi pakkuda sealtkaudu inimestele väärtust. Et kui tulevad põnevad väljakutsed, siis ma ei löö selles mõttes risti ette. Aga millised on üldse sinu kliendid? Kas pigem ettevõtja vajab sinu abi mõned tunnid kuus või pigem ikkagi rohkem paarkümmend, 30 tundi või isegi veel rohkem? Mul on nii ja naa. Mul on kliente, kes väga vähe vajavad ja siis on kliente, kelle maht on oluliselt suurem. Ja mul on ka kliente, kellega meil on lihtsalt projektipõhiselt koostööd. Et mitme inimese peale ikkagi tulevad arvestatavad tunnid. Aga ma küsin veel virtuaalassistendi valdkonnast, et võib-olla sul on teistele häid soovitusi anda, et kuidas virtuaalse assistendina paremini silma jääda, kuidas paremini kliente leida? Sa pead tulema lihtsalt nähtavale, et kui me kuskil oma kodus nurgas teeme midagi vaikselt, siis keegi ei tea meist mitte midagi. Aga soovitus ka tegelikult ettevõtjatele, et ärge kartki virtuaalassistente endale võtta, sest et ma tean inimesi või ettevõtjaid, kellel on neid lausa mitu, sest et kui sul on kas või mitu virtuaalset assistenti ja igaüks neist teeb seda osa, mis tal silma särama paneb ja nad teevad ju tegelikult ka omavahel koostööd, siis sinul ettevõtjana tegelikult läheb elu palju kergemaks ja sa saadki keskenduda ettevõtte kasvule. Isegi mina virtuaalassistendina olen kasutanud teise virtuaalassistendi teenust, sest et mulle lihtsalt ei meeldinud seda tööülesannet teha, aga teisele väga meeldis ja mul ei ole üldse nagu probleemi sellega, et ma kasutangi teise abi. Nii et igatepidi, ühtepidi virtuaalassistendid tulge välja, teistpidi ettevõtjad, ärge kartke neid virtuaalassistente kasutada. Ja mina ka soovitan, et minu jaoks ka kunagi virtuaalassistendi kasutusele võtt või üldse see inimese leidmine oli nagu hästi raske samm, et sinna delegeerimiseni jõuda, et see delegeerimine on üüratult raske ja see usaldus, et kuidas leida selline inimene, kellega sa nagu usaldad siis kõiki neid asju jagada ja nii-öelda selle töökoorma ära anda. Et aga ja ma näen ka tegelikult see virtuaalassistendi töö on tõesti tänuväärt töö ja minul on ka mingil hetkel olnud korraga 4-5 assistenti, et kellel on kõigil mingid kindlad oma rollid olnud, et kes mida nagu parasjagu täidab, kelle nii-öelda spetsialiteet see siis on. Täna ma muidugi üritan sinnamaani jõuda, et mulle piisaks ühest inimesest, et ma ei pea nii-öelda teenust mitme erineva assistendi käest ostma, et nii mulle tundub, et ma võiks oma aega rohkem kokku hoida jällegi. Nii nagu minu meelest oli Henry Ford, kes ütles, et ma ei pea ise kõike teadma, ma pean ümbritsema ennast inimestega, kes siis teavad konkreetseid asju, kelle käest ma saan neid küsida. Ja ma olen ka ütlenud, et mulle meeldib palgata endast targemaid inimesi. Just. Sest ma kõike ei peagi teadma ja ma ei saagi kõike teada ja ma ei tahagi ausalt öeldes kõike teada. Et pigem, kui ma olen juba selle delegeerimise julguse ühel hetkel kokku võtnud, siis ma enam ei karda selles mõttes delegeerida, aga ongi tähtis siis nii-öelda usaldusväärsed inimesed enda ümber siis leida. Täpselt nii ongi. Aga lõpetuseks ma küsin soovitusi siis hoopis neile, kes on täna sinuga samas olukorras, ehk et nad tahavad palgatöölt ära tulla,
et jääda ettevõtluse peale, aga nad ei ole julgenud seda ühel või teisel põhjusel teha. Et milliseid soovitusi sina neile annaksid? Kõige lihtsam muidugi on öelda, et kuula iseennast ja mõtle päriselt, mida sa tahad ja mis veel hästi oluline on, et miks sa seda tahad. Et kui ma lihtsalt tahan, et jube äge oleks, siis ma ei tea, kas see on päris õige põhjus, et võtta seda teekonda ette, aga kui sul on enda jaoks paigas see miks sa tahad seda teha, siis on ilmselt lihtsam seda teha. Ja ma arvan, et mingisugune rahaline tagavara võiks olla juhuks, kui sul ei lähe alguses nii hästi. Et siis sa natukene maandad sellega seda stressi ja pinget. Et vot sellised mõtted minul on. Ja kindlasti sõltub hästi palju valdkonnas ka, kus sa Just. tegutsed, et teenuse ettevõtjatel võib-olla see tagavara ei pea olema nii meeletu suur, et sa tõenäoliselt suudad võib-olla selle tagasi teenida, aga kui me räägime näiteks e-poodidest või muu selline kaubandus, mis tahab hästi suurt stardikapitali, siis kindlasti peab jah arvestama, et see tagavara peab olema mitmekordne. Et kui sul on ikkagi vaja teha vahepeal kaubatellimus selline 3-4 tuhande eurone, siis see võib-olla ongi sinu säästude summa ja see on kõik ühe korraga läinud, on ju. Just. Et ja nii tore, meil üks jälgija kirjutab ka, et ta taustal nokitseb oma logo ja nii-öelda on motiveeritud sinu jutust, nii et ma saan aru, et tulevane ettevõtja meil seal või siis palgatöötu varsti, nii et väga tore. Mul on ainult siiras hea meel, kui kellelegi siit mingisugune mõte kõlksuma hakkas ja keegi midagigi teeb seda, mida ta päriselt soovib teha. Ja just, ma ütleks, et sa oled väga inspireeriv, julge naine, et sul ei olegi väga selliseid hirme üldse olnud, et sa oled oma otsuses väga teadlik olnud. See valik on olnud väga kindel ja selliseid suuri hirme ei olegi seal üldse nagu taga olnud. Ja kindlasti see tagavara, see rahaline puhver seal juures mängib olulist rolli, et sa oskad oma finantsidega nii-öelda ümber käia ja oled siis ennast kindlustanud, et tegelikult ei ole vahet, kas sa oled ettevõtja või oled sa palgatöötaja, et see rahaline tagavara peaks meil kõigil olema. Et me siin eelnevalt omavahel rääkisime, et kunagi me ei tea, mis tegelikult juhtuda võib ja palgatöölt tegelikult samamoodi, et sa võid ju iga hetk selle töö kaotada, et sa ei tea kunagi, millal see tulla võib. Ja kindlasti lisaks majanduslikule olukorrale või selle kindlustatusele on lisaboonuseks see, kui sul on toetavad lähedased, kes sind sellel teekonnal tegelikult toetavad. Ja kindlasti. Ja ma usun, et ma ei tea, kui palju sina oled kokku puutunud, aga ikkagi paljud sellega silmitsi seisavad, et ühel hetkel ikka tekib neid inimesi ümber, kes võib-olla väga ei innusta või ei taha meie tegemistele kaasa elada, siis paraku nii ongi, et tulebki rohkem siis suhelda just nendega, kes motiveerivad ja innustavad sind ennast ka selleks, et neid samme üldse teha, mitte siis kogu aeg lasta ennast nii-öelda nagu nöörist tagasi tõmmata, et ära mine, ära tee. Väga õige, just, et siis tuleb ümbritseda nende inimestega ja ikkagi kuulata nagu iseennast, sest et ega tegelikult ongi niimoodi siin arengus ka, et kui me nagu liigume eest ära, meie mõttemaailm muutub ja kõik muud asjad muutuvad ja teised ei tule järgi, siis tahes-tahtmata, siis lihtsalt ongi see, et sa validki, kellega sa suhtled. Ja just. Aga aitäh sulle, Õnnela, et sa tulid täna meile siia rääkima palgatöölt lahkumisest ja ka virtuaalassistendi teenusest. Ja ma loodan, et mõni ettevõtja sai veel julgustust, et enda meeskonda assistent kaasata. Nii et ka jällegi oma elu lihtsamaks teha ja nii-öelda seda läbipõlemise ohtu välistada sellega, et mitte kõike üksi tegema jääda. Just, ja mul on väga hea meel siin olla, teile kõike seda rääkida ja teid natukenegi julgustada. Aitäh, Margarita, kutsumast! Ja aitäh sulle, ilusat reedet kõikidele kuulajatele. Tšau!